legendaarne päev, nagu me võtame ühe päevaga 2 etappi läbi. Eelnevalt me lähme Lähtesse. Siis kell 9 on plaanitud start ja 4 tundi sõidu peale, kiire lõuna, rattapesu ja kell 3 on meil siinsamas Kuremaal on teine etapp. Nii et vaadake, kuulake seda legendaarset päeva, mis kõik võib juhtuda. Ilma poolest meil nagu alati on nagu vedanud, nii et otseselt veel ei saja, aga vaata, mis siis raja peal juhtub. Teeme nii! Oleme lähtesõidul, 4. päev, 4. etapp. Seda me saame nimetada Eesti looduseks. Aga mis selle parata? Kevad on käes ja kunagi tuleb päikega meie tänava peale välja, kuivatab kõik rajad ära ja siis saame ilusti sõita. Aga vaadake, nüüd on selle mudase tripi lõpp ka. Henno seal üritab vapralt sõita, teised kõik kõndisid. Alas ta olgu. Tubli! Sõbralik koos, need seal taga on kõige tugevamad, aga mis on minul taskus? Vaatame. Minu taskus on šokolaad. Tugega välja, tork. Niimoodi, nüüd me kohe hakkame sööma torkinega ja vaatame, kas mu tuju läheb paremaks. Pakend on väga tugev, isu. Samasugune külmaga ta natuke jäetud särab. Tule külmus ära. Midagi sellist karamelli, midagi hapukat. Aga mis ikka maitsev kraam ja kõikidele soovitame. Otsapidi oleme jõudnud Lähtekeskusesse. Samamoodi vaadake, viimased lumejöömed siin sulavad, suusarada rohkem ei ole, jõulumäeled oli palju võimsam. Mis ikka, 4. päeva 4. etapp on tehtud ja meid ootab hästi põnev Kalaveevu etapp. Nii et ega mehed ei ole niisama mehed. Meestes on natuke rauda, karbonit, titaaniumit ja alumiiniumit. Olge meiega! Ice cold beer! Nii, me oleme õnnelikud. Kõik on väga hästi. Nagu te näete, me oleme natuke porised. Meil olid tublid saati ATV-ga ees, nii et rajalt me kordagi eksinud. Mis ikka nagu oskame nagu raja kohta öelda? Teate, Eestimaa on huvitav koht nagu. Selline tunne, et kõik on põllumehed ja kõik kasvatavad vilja ja kartulit. Nii et need põllulõigud, mis on praegu mudased nagu. Aga mis ikka nagu, ootame ilusat ilma, ootame kevadet, eks siis kõik kuivab ära ja siis rajad on super kõrres. Ja väga palju meil aega siin jokutada ei ole nagu. Peseme rattaid, peseme riideid, sööme ja Kalaveepoe etapp end ootab. Nii et vaadake edasi. Nii, Lähtelt olete tagasi. Esimene maraton täna 2 on tehtud. Sinul on nüüd ratta-aasta mitmes? Teine alles, jah. Energiapartneriks on meil tork ja pärast seda raju imemist seal Lähtel sinu nagu arusaam asjast on milline? Et see poolpehme batoon, et see on selles mõttes super asi, et mina, kellele meeldib palju süüa ja kes ka treeningutel väga palju sööb, et siis batooniga täitis kõgu ilusti ära ja neljatunnet ei tekkinud kordagi. Aga nüüd õhtul, mis sa arvad? Kui sodi sa õhtuks oled? No eks seda näeb, et nüüd on järgmine etapp on kohe ees, et puhtaks pestud järgmised riided võtta ja siis
eks võtame järgmise batooni siis sõidu ajale ja ma usun, et midagi ellu jääme ikka. Ma mõtlesin, et teeks selle pühapäevase lõunasöögi ikkagi praega, mitte supiga. Et teeks sinna, ma ei tea, mingi kas riisliha ja juurviljad. Et see sobiks hästi. On see nii? Jaa, inimesed. Enno, nii. Eestimaal on meil suur kevad, mis tähendab seda, et lihtsalt suusatud on kehva. Esimene päevapool on tehtud, paras suur ports on ette võetud. Mis nüüd lähtest meelde jäi? Päev algas hästi, päev võiks öelda, et see lähteosa lõppes ka hästi. Et kõik jõudsid omal järele finišisse, sai valitud paraja pikkusega distants. Kui vaadata raskusastet, siis ütleks, et üle keskmise, kuna teed olid pehmed, maastikus liikusime, oli läbi vettinud, Eestimaa kevad. Aga suveks läheb see rada tõenäoliselt kiireks tagasi. Jah, et see eelmine suvigi näitas, et tegemist on kiire, suhteliselt kerge rajaga. Et ma arvan, et igale ühele vastu võetav, üle jõu küll kellelgi tohiks käia. Ja nüüd on 2 tundi puhkust ja... Nüüd on kiire lõuna, energia taastamine, siis puhkame vahepeal, kes magab, kes puhkab aktiivselt ja siis kella 3-st uuesti rajale, seekord siis ootab meid Kalevipoja, juba tuttav Kalevipoja rattamaratoni rada. 2,5 tundi sõit. No vaatame, me saame vahepeal sättida seda, kuidas tunne on teil? Tunne on hea kogu aeg. Praegu ainus, mis meid motiveerib, on õhtune lõõgastusprogramm. Jah. Keegi on veel või? Anna, seal on mingid rattaseidjad. Ja õhtul on eranditult limonaad. Jah, Aga teeme teda siis... alle kauki limonaad, Burattinot. Et ma sõidan autoga. Sõidame... Tegemist laivuse tõusuga, nagu näete, hingeldame, raske olla. See on siis selle Kuusalu Kalevipoja maratoni kõige pikem ja kõige teravam nurgaga tõus. Aga kõik on sõidetav, rahulikult on sõidetav. Seal on siis tipp. Nagu mäletame, seal on viimane 4. toitlustuse punkt ja alati seal saab lund ja jääd. Jääd jahutust ka. No nüüd oled Kalevipoeg valmis või? Muidugi olen valmis. Ma olen nagu nii tugev, nägite, ma ütlesin ennem. Tõnu on meil veel tugevam, aga... Sa oled ikka aru saanud, et meil oli väljas -1? Varmad küljetavad talvehingaga, see on huvitav, jah. Aga ilm on suurepärane. Hoolimata sellest, et selline lumi ja asi oli. -1, jah. Ja me olemegi talveratturid. 2 sõitu on tehtud. Nüüd läheb taastumiseks. Ja see läheb Kokkomale nüüd mida? Korki taastusjooki. Sa pole kunagi seda enne proovinud? Mitte kunagi. Ideaalne minu jaoks. Sest? Ta ei ole veega tehes, on ta väga, võiks öelda, nagu ta on kokteil, jäätskokteil, magus, piinjas, väga mõnus, ei ole esimene. Väga, mina olen proovinud teisi võrres teistega, väga hea. Ja eriti sokolatega, kiidan seda. Siin on soojem, kui meil oli väljas. Jah, siin on soojem. Väljas oli meil -1, ütles auto. Vot nii, ega ma usun, et auto ei valeta ja meie komput ka ei valeta. Saame öelda, et selle ürituse sõidroog on murtud. Meil on 5 etappi läbitud. Mis me oskame laiuse ja Kalevipoja maratoni kohta öelda, et ilmaga meil vedas, aga vahepeal tuli niisugune külm põhjatuul ja temperatuur kohe nagu langes. Nii et tuli külm,
aga me seda asja parandasime, me lihtsalt tõstsime tempot. Tõstsime nii ägedat tempot, et vahepeal unustasime enne kuskile maha. Aga noh, juhtub nagu, et kõik oli okei, nagu ma kokkuvõttes ta leidsime üles, et oli natuke vihane nagu saada, peaks nagu rohkem vaatama. Ja mis me ikka oskame öelda? Piisavalt metsa, rohkem selliseid singleid oli nähtavasti meilt ei veetud kõikidest purjeaukudest läbi. Meid natukene säästeti, kuna teine etapp päeva jooksul. Ja selle kohta peab ainult niimoodi hingama välja, pesema, sööma, sauna ja homme oleme juba Ida-Virumaal Põlevkivi maratonil.